Tere! Minule meeldib tohutult õppida ja õpetada ka. Ma olen aastast 2010 järjepidevalt mingis koolis midagi õppinud ja see on esimene aasta, kus ma ei olegi üheski koolis ega ühelgi kursusel õppimas. Aga see aasta on muidugi alles noor ka. Minu jaoks ei ole midagi põnevamat, kui teada saada midagi praktilist ja kasulikku, mis aitab mind minu elus. Ja minu jaoks on kõige olulisem töö aidata teisi nende elus. Olen Terje Vaikmäe ja olen konsultandina aidanud Standardbooksi kasutajaid juba aastast 2016. Ja täna saad ka sina midagi uut õppida. Ma näitan sulle Standardbooksi funktsionaalsusi, mida sa ei pruugi teada veel, aga mis võivad olla sulle kasulikud. Ja näitan seda Standardbooksi programmis. Näiteks, kas sa teadsid, kuidas lasta programmil sinu eest teha ära keerukamaid arvutuskäike? Et selle jaoks on programmis sellised asjad nagu automaatlausendid. Meie põhiaken ja näitan sulle, kuidas sa näiteks saad ostuarvel lasteprogrammil arvutada erisoodustusmaksusid. See on päris tülikas arvutus, et seda teha käsitsi. Võtan lahti ostuarved ja mul on siin üks ostuarve sisestatud. Tavaline ostuarve, aga et siin nüüd erisoodustusmaksud sellelt summalt arvutada, on käsitsi päris tüütu ja keeruline. Ja et see ei oleks sinu jaoks käsitöö, siis sa saad eelnevalt ära seadistada automaatlaussendid. Et õigetele kontodele õiged summad programm ise sinu eest ära arvutaks. Ja mul on tehtud valmis automaatlaussend, mille koodiks olema pannud ES. Ja tuligi. Õigetele kontodele vastava protsendiga programm arvutas ise ära ja sina ei pea seda käsitsi tegema. Samamoodi on näiteks, kes kasutab, kellel on ettevõtluses autod, et ma loodan, et kasutate ka automaatlausendeid, aga neid automaatlausendeid on võimalik teha siis erinevaid. Ja näiteks, kas sa teadsid, kuidas korraga palju kaarte kinnitada? Kinnitama pead sa siis selliseid kaarte, mis tekitavad finantskandeid. Näiteks sa võtad ostuarveid vastu e-arvetena ja sul on operaatori keskkonnas juba kinnitusring. Need on kontrollitud, nendel on kontod peal ja need on õiged arved, mis sulle programmi tulevad. Mitte ükski vale ostuarve sulle programmi ei tule. Ja sa ei soovi sugugi neid ühekaupa kinnitama hakata. Ja kehtib see siis ka müügiarvetel samamoodi, kui sul tulevad näiteks müügiarved mingist teisest keskkonnast sisse. Ja siis selles registris teed sa esimese arve aktiivseks, hoiad all Shift-nuppu ja vajutad viimasel. Programm tegi nad kõik aktiivseks. Minul on siin päris vähe, aga ma tean kliente, kellele on siin tohutult palju arveid, mis sisse tulevad suurtel ettevõtetel. Ja operatsioonimenüüst valid sa kinnita või klahvikombinatsioon Command G või Windowsis Control G. Ja vajutan. Ja programm kinnitas nad kõik korraga ära, et neid ei ole vaja teha sugugi ühekaupa. Ja üks asi on näiteks päevaraamat, mida tihti kasutatakse, aga kas sa teadsid, et sa saad kontokaartilt ka vaadata pearaamatut? Et näiteks sa vaatad oma kontode registrit, kontrollid oma kontosid, võtad kontokaarti lahti ja otse kontokaartilt operatsiooni menüü alt on sul võimalik valida pearaamatu aruanne. Et väga mugav otse kontokaardi pealt seda lahti võtta. Aruanne tuleb selle perioodi kohta, mis sa oled siis aruannete perioodide seadistuses pannud kõige esimeseks. Et hoia seal alati kõige esimesel real just see periood, mida sa soovid siis vaikimisena näidata, vaadata oma aruannetes. Pearaamatu aruanne on üks kõige tüüpilisemaid aruandeid, mida kasutatakse. Aga finantsmoodulis
näitan sulle veel aruandeid, mida sa võib-olla pole isegi kunagi lahti teinud. Üheks selliseks aruandeks on päevasaldod. Ja milleks seda siis vaja võib minna? Näiteks on sul panga väljavõte, sa kontrollid oma panka, midagi ei klapi. Panga väljavõttel on sul päeva algsaldo, lõppsaldo, debetkäibed, kreeditkäibed. Ja kus siis otsida, kus see viga näiteks sisse tuleb. Ja selle jaoks ongi selline kaval aruanne päevasaldod, kus sa saad vaadata oma päevasaldosid. Valingi siia panga ja käivitan. Ja tulebki mulle siis pangakonto kohta iga päeva kohta, kus käibeid siis esines, algsaldo, lõppsaldo, debet ja kreeditsaldod. Sa ei pea siis võtma erinevaid aruandeid päevakaupa, kes vaatab bilanssi päevakaupa või kasumiarannet, mis iganes kontot tahab siis kontrollida, siis päevasaldod on selles suhtes hea aruanne, mida kasutada. Ja kas sa teadsid, et sul juba on võimalus neid aruande määramisaknaid salvestada täpselt nii, nagu sina soovid? Et tihti on meie poole pöördutud, et need vaikimisi valikud meil ei sobi, et kuidas ma saan panna sinna, mida mina soovin iga kord ühtemoodi. Siis see võimalus on teil juba siin olnud viimasel versioonil. Selleks on igal aruande määramisaknal on operatsioonimenüü all valik muuda aruande vaikimisi seadistusi. Ja seda kasuta siis ainult nendel aruannetel, mis on sellised, et sul need valikud ei sobi. Et lihtsustada oma tööd, et sa ei pea kogu aeg seal oma valikuid tegema. Näiteks sul ongi ainult üks pangakonto ja seda aruannet soovid sa kogu aeg võtta selle aruande kohta. Siis sa saad juba siia ära panna oma konto ja salvestada. Ja nüüd alati, kui sa võtad lahti selle aruande määramisakna, siis siin on sinu valikud juba sind ees ootamas. Ja just nimelt sinu. Kolleegidele see ei kehti. Iga kasutaja saab teha oma valikuid. Et meil võivad olla erinevad soovid, me vaatame erinevaid asju, et iga kasutaja siis määrab ära omad valikud, mida ta soovib. Samamoodi nagu lühiteed on samamoodi meil kasutajapõhised, et keegi teine sinu lühiteid ei näe, nendel on omad soovid ja omad lühiteed. Järgmiseks näitan sulle sellist aruannet nagu likviidsusprognoos. Finantsmoodulis olnud alati olemas. Ma käivitan ta nii, nagu ta vaikimuse mul tuleb. Ja mis ma siin näen? Kui mul on vaja teada, millised rahad on mul laekumas ettevõttesse ja milliseid summasid on vaja millisel päeval tasuda, siis selle jaoks ongi see aruanne hea kasutada. Praegu ma otsin ta detailselt. Minu jaoks on siin liiga palju detaile praegu. Mind ei huvita otseselt, mis arvetest see koosneb. Aga kui sa soovid ka neid arveid näha, siis sulle võib-olla meeldib see detailne vaade. Ma võtan uuesti aruande määramisakna ja valin, et esitus oleks kokkuvõtlikult. Ja see on nüüd hea tööriist, kus sa saad alati vaadata, millistel päevadel sul peaksid millised summad siis laekuma, ehk need on siis müügiarvetest tulevad, mis on siis laekumistähtaja järgi laekumas, millisel kuupäeval. Ja millised summad on siis sul välja minemas, ehk et ostuarved, mis on sul kinnitatud ja nendel kuupäevadel sa peaksid maksma. Ja samamoodi, kui sa soovid seda alati kokkuvõtlikult võtta, siis sa saad endale salvestada, et kuidas sa seda aruannet nagu enamasti soovid võtta. Järgmiseks ma näitan sulle finantsmoodulis aruannet allsüsteemide kanded. Mis need allsüsteemid on? Need allsüsteemid on siis registrid, mille kinnitamisel sul tekivad finantskanded. Et ainult need registrid on siin valikus. Ja sa tahad võib-olla kontrollida, et näiteks praegu on mul siin arved valikus. Millised arved on sul kinnitatud
ja millised finantskanded need arved sulle tekitasid. Käivitan aruande ja siin on mul antud perioodi kõikide müügiarvete finantskanded, mis on kinnitatud. Ja aruande allosas on ka kokkuvõtlik osa, millistele kontodele millised summad on nendest arvetest mulle siis tekkinud. Ja näiteks vaatan kinnitamata müügiarveid sellel perioodil. Ja mis ma näen, üks müügiarve on mul kinnitamata ja ma näen, milline finantskanne talle tekiks. Samamoodi näiteks soovin oma ostuarveid vaadata. Kas mul on kinnitamata ostuarveid? Ei ole, sellepärast et ma kinnitasin nad kõik korraga ära. Ja kui ma võtan uuesti esitluse kinnitatud, siis ma näen selle perioodi kõiki oma ostuarvete finantskandeid. Ja kokkuvõtet. Ja veel näitan finantsmoodulist aruannet saldoaruanne. See on minu lemmikaruanne finantsmoodulis. Mulle meeldib ta kõvasti rohkem kui bilanss, kasumiaruanne. Mille pärast? Näitan kohe. Võtan nii, kui vaikimisi tuleb ja käivitan. Siin on kõik kontod. Kui bilanss ja kasumiaruanne on ise kirjeldatavad, sa pead saama teha bilanss ja kasumiaruannet nii, nagu sina soovid. Kuidas täpselt sul vaja on, millised on grupeeringud seal, kuidas sa summeerid. Aga saldoaruandes on sul kõik korraga. Nii bilansikontod kui kasumiaruande kontod. Sa näed korraga kõiki neid. Algsaldosid, muutust ja lõppsaldot. Aga see ei ole otseselt see, mis mind väga huvitab selle aruande juures. Lähen edasi. Võtan uuesti selle määramisakna ette ja valin ainult kontod. Ja käivitan. Kui enne ta grupeeris varad, võlad, tulud, kulud ja nii edasi, täpselt nii, nagu mul need kontoplaanis olid tehtud, ühega algavad kontod, kahega algavad kontod ja nii edasi. Aga ma ei soovi näiteks neid grupeeringuid. Võib-olla ma tahan võtta seda Excelisse ja nii on väga mugav, kui iga konto on ühel real. Aga ka see ei ole kõik. See ei ole veel see, miks mulle see aruanne meeldib, vaid ma võtan lisaks ka käibed. Ja võt see on vaade, mida ma armastan kõige rohkem, kus ma saan kõige paremini kätte info, kui mul on vaja oma andmeid vaadata, kontrollida. Kontod, nende algsaldod, muutus ja lõppsaldo, aga ka debet ja kreeditkäive. Et see meeldib mulle ka rohkem kui näiteks käibeandmik, kus ei ole muutust. Ja võtan veel korra aruande määramisakna ja panen ühe valiku veel. Näita kandenumbreid. Ja käivitan uuesti sama aruande. Mis siis juhtus? Siia allapoole tulid minu kõik kanded, kõik dokumendid, millest mul sellel perioodil kanded on tekkinud. Ma saan siin ilusasti kontrollida, kas siin on kõik, mida ma vajan. Ostuarved on ilusti kõik. Üks on vahelt lausa mitu on puudu, et siit te saate vaadata, et kui te otsite taga mingid kadunud kandeid võib-olla, siis te näete ilusti, kas teil arved lähevad järjest või mõni on vahepealt puudu või kinnitamata. Ja kui sa saadad oma programmist välja emailiga mingisuguseid dokumente, pakkumisi, tellimusi, arveid, ja kui sul on meilisaajaid mitu, siis sa saad programmile kohe öelda, kellele milline meil minema peab. Et sa ei pea igal meilil seda määrama, et kuidas nüüd keegi, kes seda sorti dokumente tahab saada. Seda siis juhul, kui see reegel kehtib alati. Näiteks võtan lahti ühe kontaktikaardi, kuhu ma olen lisanud juba kontaktisikud. Sellel kliendil
on mul sellised kontaktisikud, kellega me oma ettevõttes suhtleme. Ja kliendikaardil koosta nupu all on täiendavad emaili saajad. Ja siin sa näed seadistusi, mis sa oled juba teinud, kui sa oled teinud, mina olen siin mõningad juba pannud valmis, kellele midagi peaks minema. Kui sa veel siia ei ole määranud, siis sul on siin tühjus. Et siia sa saad lisada, millised dokumendid kellele peab minema. Ja olengi siin määranud, et tellimused lähevad Jamesile ja Tomile, aga pakkumised lähevad Angelinale ja Tomile. Arved ainult Jackile. Ja näiteks, kui ma nüüd tellimuse kliendile välja saadan, koostan tellimuselt emaili, siis see läheb Jamesile ja Tomile. Teistele kontaktisikutele ta ei lähe. Kui ma saadan pakkumise, siis vastavalt minu tehtud seadistustele see email läheb Angelinale ja Tomile. Ja kui sa saadad selliseid dokumente klientidele, siis sinu jaoks on kindlasti oluline, milline see väljaprint välja näeb. Ja kas sa teadsid, et sa saad seda vürtsikamaks teha ka värvidega? Et on dokumendimallidel ka värvide võimalus. Mina olen siin kasutanud sinist pruuni värvi, raamid, jooned olen teinud roheliseks. Et ka selline võimalus, et kui sa tahad midagi rohkem rõhutada või särtsakamaks teha oma dokumente, arveid. Ja kuidas sina saad teha lihtsamaks oma kliendi elu? Selleks sa saad kasutada makselinke. Jällegi ei ole midagi uut. Makselingid on olnud juba pikemat aega. Sa saad valida 3 erineva teenusepakkuja vahel. Everibase, Swedbank ja Montonio. Minul on seadistused ära tehtud ja saadangi selle arve välja. Arvele läheb veel siia juurde makselink. Sinul ei ole sellega midagi teha, aga sinu kliendil küll. Tellimusel samamoodi saad neid seadistada ja lisada. Ja saadan arve välja. Ja tuligi arve. Sinu klient saab arve kätte. Sellel on kaasas PDF, värviline minu puhul, ja on siin see makselink. Sinu kliendil on väga mugav lihtsalt vajutada siia. Ja ta saabki selle nii kiiresti ära maksta. Vajutan veel siin näiteks maksan pangas ja vajutab panka. Kuna mul sellel arvel oli ka selle ettemaksuga seotud, siis siia tuli täpselt see jääk, mida klient peab tasuma. Kaupmeeste andmetel siis kes kasutavad makselinke, ütlevad, et 75% arvetest laekuvad just makselinki kasutades. Ja ajaline võit ongi siin just sinu kliendil. Temal on mugav neid arveid maksta. Ja kuna tal on mugav neid arveid maksta, siis arvete laekumine on 2 korda kiirem keskmiselt. Et sinul siis vähenevad hilinenud maksed ja võib-olla kaob üldse ära vajadus meeldetuletusi saata. Et manuaalselt võtab aega maksete tegemine kuskil 3 korda kauem. Ja kuna see on kliendi jaoks lihtne, siis mis on siis sinu võit? Sinu võit on see, et kuna sinu klient kogeb siis seda mugavat kasutajakogemust, siis temal suureneb usaldus sinu ettevõtte vastu ja rahulolu sinu teenusega. Et elus tihtipeale sellised väikesed ja võib-olla nähtamatud, märkamatud asjad toovadki suuri tulemusi. Mina jõudsin sulle siin täna rääkida väga vähestest võimalustest, aga juba 4 aastat iga kuu saadame kõikidele oma klientidele uudiskirja.
Ja selles uudiskirjas valin ma alati 5 juhendit meie kodulehelt. Ja need võivad olla asjad, mida sa võib-olla veel ei tea, aga võib-olla muudavad sinu igapäevatöö lihtsamaks. Ma loodan, et mõningatest nippidest oli sulle kasu. Aitäh kuulamast ja toredat kasutamist! Suur tänu! Hakkame siit kohe, nüüd sa panid selle eest ära, tahtsin juba küsida kohe, kas see makselingi kasutamine kasutaja jaoks kuidagi maksab, kui see efekt on tõenäoliselt tõesti mõõdetav, toob kiiremini raha koju, kas selle eest võetakse midagi ka vastutasuks tagasi? Maksja jaoks on see tasuta, ehk et sinu klient selle eest ei maksa. Meie Standardbooksil ka kunagi liidestuste eest ei võta tasu, et meie poolt on need liidestused tasuta, aga need ettevõtted, kes seda makselinki pakuvad, nendel on omad hinnakirjad ja Montoni on täna siin ka, et sa võid pärast minna ja küsida, et mis see siis tegelikult maksab, et kas see tasub ära. Ehk siis siin täna partnerina kohal? Jaa, ühe partneriga saad siit küsida, aga teiste käest ka soovitan küsida, et kui sa tahad valida, et milline neist 3 ja kas see üldse tasub sulle ära. Jaa, nii et Montonio. Nii, aga natuke tehnilisem küsimus, et kas see aruannete valik, ehk need aruannete valikuud, kas need kehtivad kõikides ettevõtetes? Kas see, mis sa siin osaliselt näitasid, et kas see kõik on nagu kõigi jaoks kättesaadav üldse? Kui sul on nüüd ettevõtteid palju, sul on büroo, siis see kehtib ikkagi ainult ettevõtte kohta. Mille pärast? Sellepärast, et sul ei pruugi olla kõikides ettevõtetes sama kontoplaan, samad objektid, samad isikud, tarnijad, kliendid. Et kuna need määramisakendesse erinevatesse võid valida väga erinevaid asju, siis need vaevalt sul on ettevõtetes samad, et paraku siis oma erinevates ettevõtetes valid nii, nagu sul vaja on. Ja nüüd üks selline saalist tulnud küsimus ka. Kuidas müügiarveid hulgim korraga kinnitusest lahti võtta? Selle jaoks on üks hooldus. Kõige klassikalisem on see proovida 3 korda niimoodi teha. Ja kui hästi veendunult teha, ma olen kuulnud, et siis pidi ka aitama, aga kui ei ole seda veendumust. Aga seda hooldust, seda ma pean järgi vaatama. Kui klient, kes seda küsis, kindlasti kirjuta meile infosse, et ma vaatan järgi selle hoolduse, et kuidas seda teha saab. Selle eest isegi võiks tulla väike auhind, et kui pärast saad selle uudiskirja panna, ei pea järgmine kord välja mõtlema. Kui nüüd oled klient, aga uudiskirja lihtsalt ei näe, et nagu ei tule need uudiskirjad kohale ja sealt kogu see teadmine, mis siis teha? Ja kui sa meie uudiskirja ei ole veel saanud, aga oled meie klient, siis kas me ei tea sinu meiliaadressi või kui me teame sinu meiliaadressi, siis nähtavasti oled sa uudiskirjale vajutanud, et sa ei taha neid saada, et me ei saa saata uudiskirju kellelegi, kes on loobunud. Aga kui ta nüüd mõtleb ümber, kas te siis saadate automaatselt kohe või olete natuke aega ikkagi solvunud ja saadate 4. alles või midagi sellist? Kuna see on ikkagi väga rangelt määratletud, et kellele me tohime kirjutada ja kui sa oled loobunud, siis pöördu meie poole uuesti, kui sa soovid seda näha. Aga samas nüüd nende 5 igakuise nipikesega ei ole hullu, kui sa seda kirja ei saa, sest tegelikult kodulehel on nad olemas. Et seal ongi kirjas viide meie kodulehele ja blogi all on kõik need nipid olemas. Kuule, üks küsimus veel täitsa tehniline, et kuidas neid automaatlausendeid tehakse? Ma ei tea, kas sa saad näidata või saad rääkida sellest natuke nüüd? See automaatlausend, mida ma praegu kasutasin, ma võin kodulehel tegelikult ka seda näidata. Et lähme meie kodulehele. Siin blogi postituse all ongi nipinurk, kus sa saad kõik need 4 aastat tegelikult järgi vaadata. Siis siin aprillikuises nipinurgas on täpselt, ma olen siia pannud nendest asjadest, mis ma täna rääkisin ja need automaatlausendid on ka siin sees. Et seal juhendis on lausa ekraanipilt, kus sa saad täpselt järgi teha sellise automaatlausendi, sest erisoodustused on kõigil ühesugused. See on protsendid ette antud, et sa saad kasutada ja spikerdada sealt endale ka.
No väga tore, Terje. Suur aitäh sulle. Saime siin küsimustele ringi peale. Anna siis märku, hoolitse, et sul oleks kõik enda võimalused olemas infot saada ja meie siit Terjet täname. Aitäh!